Venemaa elujõud põleb. Ukraina on teinud midagi, mis hävitab iga 24 tunni jooksul jõhkralt $100 miljonit Venemaa rahast. Ukraina on süüdanud leegi. Põrgu on laskunud ühele tööstusharule, mis hoiab Venemaad elus Putini hullumeelses sõjas. Ja kui Ukraina suudab sellega jätkata, ei ole enam küsimus, mitu aastat Putin suudab oma sissetungi rahastada. Küsimus on, mitu kuud. Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandör, kurikuulus Robert Brovdi, selgitab kõike 18. aprilli Telegrami postituses. $100 miljonit päevas kaotusi. See on Ukraina mehitamata süsteemide vägede ja teiste kaitseväeüksuste rünnakute tulemus vaenlase naftataristu pihta. Brovdi kuulutab seda valjult, jätkates selgitusega. Ukraina lähenemine, kus sihikule võetakse süstemaatiliselt kõik Venemaa naftatööstuse aspektid, rafineerimistehastest naftabaaside ja eksporditerminaalideni, on halvav. Putini võime hoida raha voolamas Kremli sõjakassasse. Viimaste kuude jooksul korraldatud Ukraina rünnakute seeria on sundinud Venemaa naftasaadetisi märkimisväärselt vähenema. Ekspordimaht on vähenenud 880 000 barreli võrra päevas. Praeguse Uraali toornafta turuhinna juures moodustab see Brovdi mainitud $100 miljonit kaotatud tulu. Samm-sammult kaotab vaenlase nafta- ja logistikavõrk võime tagada katkematut eksporti, ütleb Brovdi lisades. Selle töö tulemus on juba lahinguväljal näha. Vähem ressursse venelastele tähendab rohkem võimalusi Ukraina üksustele. Venemaa muutub meeleheitlikuks, kuna nii suur osa nende naftast põleb. Kreml üritab ümber suunata naftat, mida Venemaa tahab müüa, vedades seda mööda riiki ringi meeleheitlikus otsingus eksporditerminalide järele, mis oleksid Ukraina droonide ulatusest väljas või mis juba ei põleks, kuna droonid on neile täpselt pihta saanud. See üksi mõjutab Venemaa naftatulusid. Isegi kui Venemaa leiab sadamaid, mida Ukraina pole tabanud, kulub neil päevad, kui mitte nädalad, et nafta sinna kohale viia. Piiriületusel esineb viivitusi, kusjuures iga Ukraina rünnak lisab aega, mille jooksul Venemaa nafta, mis peaks olema teel teistesse riikidesse, viibib Venemaa piirides. Ostjad muutuvad kannatamatuks. Venelased ei saa selle vastu midagi teha. See, mida me siin näeme, on tulemus sellest, kuidas Ukraina on umbes 2 kuud järjekindlalt Venemaa naftatööstust purustanud. Oma raportis Brovdi avalduse kohta teatab Euromaidan Press Tuapsi naftarafineerimistehasest, kuid Ukraina ründas seda 16. aprillil, põhjustades tohutu tulekahju. Aga see on vaid jäämäe tipp. Novorossijskis tabas Ukraina Šeskari naftaterminali, mis sundis Venemaad proovima oma naftat Tuapsisse ümber suunata. Sa said just teada, mis seal juhtus. Iga kord, kui Venemaa üritab midagi ette võtta, järgneb Ukraina uute droonirünnakutega, mis hävitavad järgmise koha, mida Venemaa soovib oma nafta eksportimiseks kasutada. See on Ukraina poolt geniaalne. Samm-sammuline näide sellest, kuidas hävitada ainus tööstusharu, mis hoiab Venemaa sõda elus. Kui minna paar nädalat tagasi, siis Ukraina on rünnanud hulgaliselt teisi sadamaid ja naftarajatisi. 31. märtsiks teatas BBC päevast päeva Ukraina rünnakutest Venemaa Läänemere naftaterminalide vastu. Primorsk ja Ust-Luga, mis moodustavad kokku 42% Venemaa naftaekspordist, said märtsi lõpus korduvalt tabamusi, kuna Ukraina hoolitses selle eest, et Venemaa ei saaks neid võtmesadamaid uuesti tööle panna. Mõned rajatised nendes sadamates põlesid päevi, kuni Venemaal tuli pärast tulekahjude kustutamist taas tegeleda uute droonirünnakutega. Naftahoidlad süttisid samuti nendes varasemates rünnakutes, vähemalt 8 nii Ust-Lugas kui ka Primorskis, lisaks 2 Kuriši naftatöötlemistehases, mis asub samuti Leningradi oblastis. Venemaa arvas, et see oli Ukraina naftarünnakute põhiline laine 2026 aasta alguses, kuid Ukraina alles alustas. Alates sellest ajast, kui Läänemere sadamad hakkasid põlema, on Ukraina oma tegevusulatust laiendanud. Tuapsi ja Novorossijski rünnakud, mida me juba mainisime, on näited ning mõlemad toimusid pärast Läänemere rünnakuid. Viimane neist tabas samuti naftataristut Musta mere piirkonnas, mis tähendab, et Venemaa ei saa oma naftat ühestki Euroopa sadamast välja vedada. Liigume edasi 18. aprilli juurde, mis on sama päev, mil Brovdi avalikustas $100 miljonit päevas suuruse summa ning toimusid veelgi rohkem rünnakuid. 4 olulist naftarajatist said 18. aprilli öösel tabamuse, teatab Kiev Independent. Nende hulgas olid veel 1 naftaterminal Leningradi oblastis, rafineerimistehased Samara oblastis ning Tihoretski naftapumpamisjaam, mis asub Venemaa Krasnodari piirkonnas. Venemaa ainus kommentaar oli, et 18. aprillil tõrjuti 258 Ukraina drooni. Tõde on see, et Ukraina droonid on purustanud veelgi rohkem Venemaa naftatööstust. Ja sellele kõigele lisandus veel 1 rünnak, millest teatati sõna otseses mõttes siis, kui me seda videot tegime. Tuapsi sai taas löögi 20. aprillil, kui Ukraina ründas seekord Tuapsi sadama rajatisi. See põhjustas rajatises suure tulekahju. Selleks oli juba vaja kutsuda üles 150 tuletõrjuja ja päästetöötaja, et tulla toime esimese Tuapsi rünnaku põhjustatud tulekahjuga, millest me rääkisime.
korduvalt ja korduvalt ründavad Ukraina droonid Vene naftat. See on Ukraina lendavad sanktsioonid tegevuses ning nende rünnakute ajastus pole sugugi juhuslik. Kui USA alustas veebruari lõpus operatsiooni Epic Fury Iraani vastu, vastas Iraan Hormuzi väina sulgemisega. Putin hõõrus rõõmust käsi. See väin vastutab 20% kogu maailma naftavoo eest. Putini jaoks tähendas väiksem nafta väljavedu Pärsia lahe riikidest paratamatult hinnašokki, mis tooks kasu Venemaale ja just seda me oleme näinudki. 7. aprilliks oli Uralsi toornafta hind, mis on Venemaa naftabränd, tõusnud kõrgeimale tasemele viimase 13 aasta jooksul. Mõne päevaga nulliti kõik lääne sanktsioonide senised pingutused Vene nafta hinna alla surumiseks. Asja tegi hullemaks see, et USA on teinud oma sanktsioonidega seoses otsuseid, mis on vihastanud Ukraina. Ameerika sanktsioonid Vene nafta vastu on nüüdseks 2 korda tühistatud, viimati 17. aprillil, mis tähendab, et Venemaa saab veel 30 päeva oma naftat müüa enne, kui Ameerika sanktsioonid uuesti jõustuvad. USA sammudes on teatud loogika. Venemaal müüa lubamine leevendab mõningaid hinnašokke, mille põhjustasid Ameerika rünnakud Iraani vastu ja sellele järgnenud Hormuzi väina blokaad. Aga Ukraina jaoks tundus see, nagu annaks USA kõige halvemal hetkel Venemaale tagasi ligipääsu naftalisele päästerõngale. Nii et Ukraina on selle nimel midagi ette võtnud. Kui Venemaa hakkab kasu saama naftale kehtestatud sanktsioonide tühistamisest, jätkab Ukraina nende naftarajatiste ründamist. Lõppude lõpuks pole sanktsioonidel mingit tähtsust, kui Venemaal pole naftat, mida müüa. Ja kui Ukraina droonid põletavad päevas umbes $100 miljonit, mis teeb kuus umbes $3 miljardit, siis Ukraina tõestab, et suudab Vene nafta probleemi ise lahendada. Lääne sanktsioonidest pole lugu. Ukraina lendavad sanktsioonid halvavad hoopis Venemaa majanduse. Ukraina sõjaväe erakordne koordineeritus on kogu selle olukorra üks silmapaistamaid aspekte olnud. Ukraina julgeolekuteenistus on teinud koostööd riigi peamise luureteenistuse, erioperatsioonide jõudude ja mehitamata süsteemide vägedega, et viia läbi ulatuslik kampaania, mille tulemusel pole Venemaal enam ükski Ukraina droonide ulatuses olev objekt turvaline. Ajastus on olnud laitmatu. Iga lahendus, mille Venemaa arvab end leidnud olevat, põleb peaaegu kohe läbi. Ja siin hakkavadki asjad Venemaa jaoks muutuma. Põlev nafta ja kokkuvukkuv eksport on juba iseenesest piisavalt halvad, kuid tõeline probleem on see, et Venemaa ei saa endale lubada kaotada $100 miljonit päevas. Vladimir Putin ootas maksutulu rekordiliselt kõrgetelt Venemaa naftakasumitelt. Ja ta vajab seda, sest Venemaa on vajumas majanduskriisi. See üksi muudab Venemaa jaoks kõik. Aga enne kui sellesse süveneme, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui selline analüüs teile huvi pakub, siis kindlasti tellige meie kanal. Venemaa on sattunud majanduslõksu. Vene majandust on tabanud vältimatu rahaline segadus, mille põhjuseks on Putini kitsarinnaline keskendumine Ukrainale. Kui Venemaa presidendil oleks oma tahtmine, suunataks iga viimane kui maksudollar, mida Venemaa teenib, Ukrainasse. Praegu läheb peaaegu iga dollar sõja jaoks, mis on sundinud Venemaad halbade finantsotsuste lõputusse ringi. Tsükkel on lihtne. Venemaa saab raha, see kulutab selle sõjavarustusele, see varustus hävitatakse. Venemaa ei saa oma investeeringult mingit tulu ja seejärel pumbatakse sõjamasinasse veelgi rohkem raha. Lõpuks peab midagi järele andma. Raha ei saa igavesti voolata. Venemaa sõjalised kulutused on kasvanud nii tohutuks, et need imevad endasse vahendeid, mis peaksid tegelikult hoidma riiki töös. Venemaalt tulevad ametlikud andmed on juba niigi halvad. Stockholmi rahvusvahelise rahu-uuringute instituudi andmetel kulutas Venemaa 2025. aastal Ukraina sõjale 7,5% oma sisemajanduse koguproduktist ehk SKP-st. See moodustas 16 triljonit rubla ehk umbes $213 miljardit. 2026 aasta kulutused peaksid olema väiksemad. Sel aastal kulutatakse sõjamasinale vaid 6,3% Venemaa SKP-st ehk umbes $198 miljardit. Aga see on ikkagi tohutu summa, kui Putini sissetung jõuab 5. aastasse ja see näitab, et Venemaa on tõenäoliselt Putini sõjale 2026 aasta lõpuks kulutanud üle $1 triljoni ja see on parimal juhul. Need ametlikud andmed on see, mida Venemaa on valmis meile oma sõjaliste kulutuste kohta avaldama. Tegelikus kulisside taga on palju hullem. Veebruaris teatas Defense24, et Saksamaa liiduluureteenistus ehk BND on leidnud, et Venemaa tegelikud sõjalised kulutused on palju suuremad, kui riik maailmale või oma rahvale väidab. Tegelikkus, nagu BND ütleb, on see, et Venemaa kulutused võisid olla kuni 66% suuremad, kui ametlikult väideti. Näiteks Venemaa 2025. aastal eraldada oma sõjaväele 10% SKP-st, mitte 7,5%, mida ametlikud kulutused näitavad. See kõik tähendab, et Venemaa võib kulutada kuni 50% kogu riigi eelarvest Putini hullumeelsele visioonile maailmast, kus Ukraina on osa Venemaa föderatsioonist.
kuidas saab Putin seda üldse jätkusuutlikuks pidada? Isegi kui Venemaa peaks kuidagi Ukrainas võitma, ei jääks Venemaast midagi järele, mille osaks Ukraina võiks saada. Mis puudutab neid varjatud sõjalisi kulusid, siis on mitmeid väljaminekuid, mida Venemaa püüab vaiba alla pühkida. Suur osa tohututest preemiatest, mida Venemaa maksab oma vabatahtlikele sõduritele lihtsalt liitumise eest, deklareeritakse harva, kuna need tulevad regionaalsetest eelarvetest ega kuulu ametlikult Vene sõdurite palkade hulka. Venemaa toetub samuti väga tugevalt eelarvevälisele võlale, mille võimaldas seadusandlus, mille Kreml kehtestas juba 2022 aasta veebruaris. Sõjaga seotud laenamist Venemaa suuremates pankades kontrollib nüüd riik, mis võimaldab Kremlil anda soodsaid laene ettevõtetele, mis tema arvates aitavad kaasa sõjapingutustele. Nii et kui oled ettevõtja Venemaal ja soovid rajada tehast sõjalise varustuse tootmiseks, siis on sul palju lihtsam saada laenu selle tehase loomiseks. See on sõjakulutus, mida avalikkuse eest varjatakse, vähemalt praegu. Pea Venemaa panku meeles, sest just nemad on majanduskatastroofi põhjuseks, mis hakkab Venemaad haarama. Kõik see viib meid tagasi Ukraina juurde, kes võtab Venemaa naftamüügist päevas $100 miljonit ära. Nafta on Venemaa sõjavulutuste alus. Ametlikult või mitte, suur osa sadadest miljarditest, mida Putin oma sissetungi jaoks kulutab, tuleb tulust, mida Kreml saab naftamüügi maksustamise kaudu. Mida Putin on teinud, on loonud sõjamajanduse, mis saab eksisteerida ainult seni, kuni Venemaa energeetikasektorist raha sisse voolab. See ongi lõks ja Ukraina teab seda. Energiatululude vähenemine ja rekordilised sõjalised kulutused viivad Venemaa riigina kokkuvarisemise äärele. Stagflatsioon levib kiiresti riigis, kus elanikkond on üha vaesem. Ja Venemaal ei ole tagasiteed seni, kuni Ukraina sõda kestab, sest Putin peab jätkama sõjamasina rahastamist. Kogu sellesse masinasse valatud raha tekitab ebaproduktiivset toodangut. Nagu me varem ütlesime, Venemaa ehitatud tankid lastakse Ukrainas õhku. Sellest ei ole kellelegi Venemaal kasu. Ettevõtted, mis toodavad tooteid, mida Venemaa võiks müüa, ei saa vajalikku rahastust kasvamiseks. Riigi kontrolli all olevad pangad, mis eelistavad sõjaga seotud ettevõtteid, hoolitsevad selle eest. Välja arvatud nafta ei ole Venemaal enam tegelikult ühtegi toodet, mida ta saaks eksportida. Isegi relvad, mis varem tõid majandusse miljardeid, põletatakse nüüd Ukrainas ära, selle asemel, et neid teistele riikidele müüa. Muidugi võiks väita, et Venemaa relvatööstus elavneb taas, kui Ukraina sõda lõpeb. Varustust, mida praegu ehitatakse Ukrainasse saatmiseks, võiks siis müüa teistele riikidele. Aga kas keegi üldse tahab praegu Venemaa relvi osta? Üle 4 aasta kestnud võitlus riigi vastu, mida Venemaa pidi kergesti älistama, on näidanud, et Vene armee on paberis tiiger. Liiga suur osa Venemaa tehnikast ei täida oma eesmärki. Seega on raske öelda, kui edukas saab sõjatööstus Venemaa jaoks tulevikus olema. Lisaks peab Putin mõistma, et Venemaa naftaseis võib minna halvast veelgi hullemaks. Hormuzi väinaga seotud ootamatu tulu, mida Venemaa üritab ära kasutada ja mida Ukraina oskuslikult katkestab, ei saa igavesti kesta. USA ja Iraani vahel on juba ebakindel vaherahu ning operatsiooni Epic Fury lõpp peaks viima Hormuzi väina taasavamiseni. Selle tulemusena langeksid nafta hinnad, mis ainult süvendaks juba mainitud probleeme. Venemaa majandus on endiselt raskustes, isegi kui ta suudab müüa kogu nafta, mida riigist välja saab, kõrgema hinnaga kui ühelgi teisel sõja jooksul. Mis juhtub selle majandusega siis, kui nafta hind taas langeb ja Ukraina jätkab eksporditerminalide ründamist? Vastus on, midagi head ei juhtu. Ja kui sul on veel vaja põhjuseid, miks Ukraina on õigel teel, võttes sihikule Vene nafta, siis piisab, kui vaadata asja, mida me hetk tagasi mainisime, Venemaa panku. Nad on tohututes raskustes, kuna Venemaa sõltub oma energeetikatööstusest ja Putin keeldub laskmast ühelgi Venemaal tekkival kriisil teda Ukraina sõjakulutustest kõrvale juhtida. Jaanuari lõpupoole saime varajasi märke, et Venemaa pangad hakkavad 2026. aastal raskustesse sattuma. Just siis avaldas ajaleht Moscow Times, et Venemaa pangad on viimastel aastatel sulgenud filiaale kõige kiiremas tempos. 2025. aastal suleti Venemaal 1700 pangafiliaali, mis oli 3,6 korda rohkem kui 2024. aastal suletud filiaalide arv. Praegu on Venemaal 22 300 pangafiliaali, 2019. aastal oli neid veel 30 000. Nüüd on nende sulgemiste taga vähemalt Kremlis oma loogika. Venemaa pangad sulgevad filiaale, sest nad viivad oma teenused internetti. Seda oleme näinud kogu arenenud maailmas, nii et pealtnäha ei tohiks selles kõiges midagi ebatavalist olla. Tõsi, tuhanded venelased kaotavad töö ajal, mil nende riigi majandus on kokku varisemas, kuid Putin ei hooli sellest kõigest. Kuid midagi muud, mis toimub Venemaa pankades, tabab inimesi ootamatult. 2025. aasta harukontorite sulgemised toimusid enne, kui Kreml alustas kogu Venemaal internetiteenuste mahasurumist.
3. aprilliks teatas Kiev Independent, et Venemaa pangad seisavad silmitsi suurte teenusekatkestustega, sest üleminek veebipõhistele mudelitele ei ole just hea mõte, kui sul on valitsus, mis aktiivselt püüab inimesi internetist eemal hoida. Väljaanne ütleb, et häired mobiilipanga rakendustes, sularahaautomaatidest raha väljavõtmisel ja makseülekannetes mõnede Venemaa suurimate pankade puhul avaldavad omakorda mõju ka Venemaa ettevõtetele, kuna nad on sunnitud vastu võtma ainult sularahamakseid. Lisaks sellele teatab Medusa, et ükski Venemaa pank pole alates 15. aprillist saanud juurdepääsu Venemaa siseministeeriumi andmebaasidele passide kontrollimiseks, kuna veel üks teenus, mis hoiab Venemaa panku töös, suleti ning taastamise tähtaega pole teada. Kui me ei teaks paremini, võiksime öelda, et Kreml üritab meelega Venemaa panku halvata. Mitte miski sellest ei tundu loogiline. Rääkides ettevõtetest, kellel on raskusi teenuste pakkumisega Putini sõjakulutuste ning Venemaa pankade katkestuste ja sulgemiste tõttu, muutuvad need ettevõtted probleemiks. Venemaa ärisektori tähtaega ületanud nõuded on jõudnud kõrgeimale tasemele alates 2008. aasta ülemaailmsest finantskriisist, teatab Pravda. Tasumata nõuded kasvasid 17. aprilliks $100 miljardi, mis on 26% tõus. Arva ära, mida see pankade jaoks tähendab. Vene ettevõtted ei saa kätte raha, mida neile võlgu ollakse. See katkestab makseahela ja need ettevõtted ei suuda oma pankade ees võlgu teenindada, kui nad ei saa neile võlgu olevat tulu kätte. Vene ettevõtted vaesuvad, kuna nende kohustused pankade ees jäävad kõrgeks ja see on retsept katastroofiks. Kui ettevõtted ei suuda enam maksta, variseb kogu Vene pangandussüsteem kokku. Teenusekatkestused ja sulgemised ei aita sellele kuidagi kaasa ja ikkagi lendavad Ukraina droonid. Ukraina kampaanial Venemaa naftaekspordi vastu on pealtnäha ilmsed tagajärjed. Kui naftat ei saa eksportida, on Kremlil vähem raha, mida sissetungitoetuseks kasutada. Kuid nende rünnakute varjus on Vene majandus kriisirežiimis. Sõjalised kulutused on kontrolli alt väljunud, kuna Kreml püüab varjata oma tegelikke kulutusi rahva eest, kes vaesub ja näeb, kuidas nende linnad ja asulad kannatavad Putini halbade otsuste tõttu. Venemaa toodab ekspordiks palju vähem kaupu kui varasematel aastatel, taas seetõttu, et Kreml pumpab järjest rohkem raha sõjamasinasse. Ja nüüd hakkavad pangad, mida vajavad nii tavalised inimesed kui ka Venemaa suurimad ettevõtted kokku varisema tasumata võlgade ja Kremli internetipiirangute tõttu. See on majanduslik püssirohutünn. Ukraina eesmärk on nüüd hoida süvalöökide survet seni, kuni see püssirohutünn plahvatab Putinile endale näkku. Võib-olla soovid rohkem teada saada nende rünnakute liikidest, mida Ukraina on Venemaa naftasektori vastu korraldanud. Kui jah, siis saame sind viia tagasi Novorossijskisse, kus Ukraina lasi aprilli alguses valla tõelise põrgu ühe Venemaa tähtsaima Musta mere sadama vastu. Vaata meie videot, kui soovid täpsemalt teada saada, mida Ukraina teeb, mis põhjustab Venemaale iga päev $100 miljoni suuruse ekspordikahju. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et sa ei jääks ilma meie analüüsidest Ukraina rünnakute või Venemaa keerulise finantsolukorra kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!